Põrgupõhja uus vanapagan on Anton Hansen Tammsaare viimane romaan, mis ilmus 1939. aasta hilissügisel. Vaid mõned kuud hiljem sai kirjanik oma töölaua taga südamerabanduse ja suri. Selles valguses on romaani peamine küsimus, kas lunastus on võimalik, eriti tähenduslik. Romaan on Jürkast, kes ühel päeval kolib elama Põrgupõhja tallu. Jürka töörügamist raamistab veendumus, ta peab tõestama, et maa peal on võimalik elada pattu tegemata. Ainult siis on õigustatud inimeste saatmine Põrgusse, sest oleks tõestatud. Inimesed võiksid saada õndsaks, kui nad tahaksid. Nad lihtsalt ei taha. Jürka aga soovib, et lunastusprojekt jätkuks, sest siis ei teki tal kunagi Põrgusse saadetud hingedest puudust. Sest Jürka on vanapagan ise. Aga Jürka plaanidesse sekkub teine jõud, mis kõik segi paiskab. Põrgupõhja romaanis on selleks Ants, kelle ahne ja südametu tegelaskuju on Tammsaare loomingu üks negatiivsemaid kujusid üldse. Põrgupõhja uut vanapaganat on nimetatud pahupidi romaaniks, mis on tulvil paradokse. See väljendub nii keelelisel tasandil kui ka selles, et Jürka, kes peaks olema põrguvürst, on tulnud inimesi päästma. Tõeline saatan on hoopis Ants, kes on kaotanud kaastunde ja hoolivuse ligimese vastu. See, kui halvasti Ants Jürkat kohtleb, tekitab küsimuse, kui mõõtmatult kuri ja ebaõiglane võib ometi üks inimene olla. Maailma kirjandusest leiab veel teisigi kuradis tegelasi. Näiteks Goethe Mephisto ja Bulgakovi Volandi, kuid vanapagana sugust tegelast päriselt teist ei leidu. Romaani on peetud Tammsaare loomingu tippteoseks, mis kuulub ka maailmakirjanduse paremikku. Tammsaaret inspireerisid kirjutades nii Goethe Faust kui ka Eesti muinasjutud ja Johann Eiseni teos Eesti vanausk. Muinasjuttude taust annab romaanile mütoloogilise mõõtme. Vanapagan on mütoloogiline tegelane ning Põrgupõhja talukohast saab samuti mütoloogiline, isegi kosmiline paik, kus otsustatakse inimkonna saatus. Tammsaare tegelemine romaanis lunastuse küsimusega ei tulene aga ainult kirjaniku huvist teoloogiliste paradokside vastu. Romaani on võrreldud ka Tammsaare artiklikogumikuga Sõjamõtted. Tammsaaret häiris teise maailmasõja eelne õhustik, aina hullumeelsemaks muutuv maailm, kus näis, et inimlikkusele ei olegi enam kohta. Romaanis ebainimlikult käituv Ants on lugupeetud ja edukas isik, aga lihtsameelset ja ausat Jürkat tögatakse ja kasutatakse ära. Kui romaan ilmus, ütles kirjanik, et kui lugejale võib alguses tunduda, et kirjanik on hulluks läinud, siis lõpuks näib, et kogu maailm on hulluks läinud. Lugejad ei teadnud 1954. aastani, kas Jürka on napakas või päriselt vanapagan. Alles hiljem avastati perekonna arhiivist romaani proloog ja epiloog, mille kirjanik oli otsustanud välja jätta. Proloogis ja epiloogis tuleb selgelt välja, et Jürka on vanapagan, kes käib taevas hingede järel ning see, et Jumal on otsustanud inimkonna projekti lõpetada. Tõenäoliselt plaanis Tammsaare teosele järge, mistõttu jääb romaani lõpp lahtiseks. Teine osa jäi aga kirjutamata. Nii et meie koos Jürkaga ei tea ikka veel, milline on taevane otsus.